Võtaks lõpetuseks veel paar sellist olulist aspekti, mida holokausti käigus oleks ilmselt väga hea teada ja kõrvutamiseks holokausti toimumisel erinevates maades välja tuua. Kõigepealt holokausti ohvrite arv. No maailmas on toodud välja siin jäädud enam-vähem ajaloolased on jäänud arvu umbes 6 miljonit. 6 miljonit holokausti ohvrit numbri juurde. Baltikumis me võime nende arvude, võib-olla need arvud on isegi mõneti paremini dokumenteeritud, aga Baltikumi puhul siis hinnanguliselt Leedus hukkus. Aga siin ma räägin nende riikide juudi elanikkonnast, mitte nendest, kes on nende riikide territooriumile toodud, sest need arvud on tunduvalt suuremad ja nende kohta ei ole nii täpselt ülevaadet, et Leedus hukkus siis umbkaudu 195 000 Leedus elanud juuti, seda siis koos Vilniuse piirkonnaga. Lätis hukkus orienteeruvalt siis 60 000 juuti. Ja Eestis hukkus siis kuskil umbes suurusjärgus 900 kuni 1000 juuti, nii et nagu ma ka mainisin, et mõned kümned perekonnad ilmselt sellest pääsesid, aga suurem osa kahtlemata selle ohvriks langes ning samas kahtlemata ka mingi osa Baltikumist pärit juute hukkus väljaspool ja nende kohta täpseid arve ei ole. Holokausti ohvrite puhul, aga nüüd jõuame siis selleni, et kuidas mõjus erinev poliitiline korraldus holokausti läbiviimisele erinevates Euroopa osades ja me näeme siin seda, et holokausti ohvrite hulk oli protsentuaalselt kõige suurem nendes alades, mis olid Saksamaa otsejuhtimise all. See tähendab siis Saksamaal endal Reichi külge inkorporeeritud alad maades, aga Austria, Tšehhi ja Poola ning Balti riigid, mis ei olnud inkorporeeritud, aga mis olid Saksamaa nagu otsejuhtimise all. Ja holokausti ohvrite hulgaks nendes maades siis võib öelda, et oli rohkem kui 90% sellest juudi rahvastikust, mis nendel territooriumitel sakslaste kätte jäi. See on kõige suurem protsent üldse kogu Euroopa holokausti protsendist. Nüüd nendel aladel, kus Saksa okupatsioon oli küll nii-öelda kehtestanud ülemvõimu, aga kus vormiliselt oli säilitatud oma riiklus. Nendel aladel holokausti ohvrite protsent jäi kuskil 50 ja 80 vahele. Nii et seal teatav omavalitsuslik võim kohalikel valitsustel oli, kas seal oli võimalus või kas seal oli nagu võib-olla ka mingi soov juudi rahvastikku rohkem kaitsta, raske öelda, aga statistiliselt võib öelda, et igal juhul seal õnnestus holokausti eest rohkem juudi rahvastiku päästa, kui see oli Baltikumis või Poolas või siis Saksamaa enda aladel. Ja kõige väiksem ohvrite protsent oli nendes riikides, mis olid iseseisvad, aga mis olid Saksamaa liitlased. Nendeks siis on Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, Itaalia, Soome ja täiesti ühe eraldi rühmana ma toon välja ka Taani, mis oli küll okupeeritud, aga Taani, kus säilis sõjaline valitsus, sotsiaaldemokraatlik valitsus ja jäi võimule kogu Saksa okupatsiooni aja. Ma tooksin siin mõned protsendid välja, need on riigiti erinevad. Ungaris Saksamaa liitlastena oli see protsent kõige suurem, see oli 70% Ungari juudi rahvastikust hukkus holokausti käigus. Rumeenias oli see 50%, Bulgaarias oli see 22%, Itaalias oli 20%, aga Soomes ja Taanis oli see alla 1%. Nii et tegelikult see, kuidas holokaust siis erinevates maades, millised olid holokausti tagajärjed,
on selles mõttes väga erinev ja siit võib ikkagi öelda küll tegelikult seda, et mida nõrgem oli nagu Saksa keskvalitsuse kontroll mingite kas liitlas- või okupeeritud territooriumite üle, seda väiksem oli holokausti ohvrite protsent. Ja eks siis ka teistpidi, et mida tugevamalt oli, siis olid need territooriumid Saksamaa natsionaalsotsialistide haardes, seda kõrgem see protsent ka oli, nii et siit Baltikum ja Poola on kõige kurvemad näited. Puudutaks ühte tegelikult kõikidele okupeeritud maade rahvastele, aga sealhulgas ka meile ühte valusat küsimust, et milline siis oli nagu Balti rahvaste endi roll holokaustis ja kas see roll oli olemas. No kindlasti ei teadnud valdav enamus okupeeritud alade rahvastest holokausti ulatusest ja sellest, et lihtsalt süstemaatiliselt juudi rahvast hävitati rahvusliku tunnuse alusel. Seda ei teadnud ilmselt ka suurem osa nendest inimestest, kes teenisid sõjaväes, ka Saksa sõjaväes. Kes võisid seda teada, võisid teada politseipataljoonides töötanud, võimalik, et ka mitte kõik, sest politseipataljonide puhul on välja toodud fakte, et nad osalesid juudi rahvastiku hävitamises võib-olla mitte niivõrd Balti enda territooriumil, kuivõrd just Valgevenes ja mingil määral ka Ukrainas. Viisentali keskusest Efraim Surov on heitnud ette päris tõsiselt kõigile 3 Balti riigile seda, et Balti riigides on tehtud väga vähe, et tuua kohtu ette kollaboratsioniste, kes olid süüdi holokaustile kaasaitamises. No, mul on väga raske seda kommenteerida, sest individuaalselt saab kohut mõista ikkagi ainult kohus ja süüdi saab tunnistada inimese ikkagi ainult kohus, seda ei saa teha ajaloolased. Ajaloolased saavad hinnata, millised olid nende kuritegude ulatused, mis Baltikumis läbi viidi. Aga kindlasti, ja seda on toonud ka Balti riikide endi uurijad välja, kindlasti nii nagu ka muudel okupeeritud aladel, nii ka Baltikumis kindlasti neid inimesi oli, kes kui mitte siis otsuste tegijatena, selleks võib-olla ei antud neile isegi õigust, aga siis täideviijatena holokaustis kaasa aitasid. Ma isiklikult arvan, et neid oli pigem üksikuid, kui neid oli palju, aga ei saa kindlasti ka väita, et Balti rahvaste esindajaid nende hulgas ei olnud. Mitmed on nendest ka nimeliselt väga selgelt välja toodud, mitmed on saanud selle eest karistada, mitmed on antud näiteks Ameerika Ühendriikide poolt ka välja. Ma ei hakka mingit pikka nimede loetelu siin välja tuua, aga selliseks nii-öelda võib-olla kõige mustemaks tegelaseks kogu Baltikumis on peetud inimest, kelle nimi oli Viktor Sarais. Eestis võib-olla sellise kaliibriga inimest ei ole isegi võimalik mainida, aga nimed nagu Ain Hervin Meri ja Ervin Viks on kahtlemata juba 1960. aastate alguses Nõukogude kohtu poolt süüdi mõistetud, aga ka nimed nagu Evald Mikson või Karl Linnas, Harri Mennil ja jälle mina ei taha siin olla kohtumõistja, aga kahtlemata süüdistust neile holokaustile kaasa aitamises on igal juhul